meil on täna 20. detsember 7:10 hommikul ja ma tegin luid lahti ja mul tuli siuke šokolaadiilu. Nii et nüüd see on nagu šokolaadi ja meil on õues väga räige torm ja plaanisin täna hommikul ujuma minna, aga vot ei saagi. Tulime just kohvi võtma ja ma tellisin kogemata 3 kohvi. Endale tellisin iced kohvi vanilliga ikka. Väga hea on. Väga hea on. Kuna isa kohvi ei soovinud, siis ühesõnaga mul on nüüd 2 kohvi juba. Väga hea. Siin meil just siia Three Top Walki piletid ära ja siis öeldi, et me oleme täna 9 eestlane siin. Nii et siin on veel 6 eestlast peale meie täna käinud. Ja siit hakkab see vaikselt aina kõrgemaks minema. Nüüd meil tuleb siuke 40-minutiline sõit Three Top Walki. Lähme vaatame, seal on mingi hästi kõrges kohas mingisugune silt, kus saab üle siis jalutada ja see tundub päris hirmus piltide järgi, aga let's see. Kusjuures ma sain alles sellel reisil teada, et emps mul kardab kõrguseid. Nii et ta ei saagi siit väga alla vaadata, vaatab lihtsalt kuhu kõnnib. Olukord riigis on selline, et isal hakkas natuke paha, nii et ta kõndis eest juba natukese minema. Aga that's all good, sest me oleme kohe all tagasi. See puu on siin päris huvitavalt, ma ei saa aru, kas see on niimoodi kasvanud või see on niimoodi lõigatud. Nojah, aga mõtlengi, et kas ta nagu, kuidas ta selliseks huvitav kasvanud on. Oot. See näeb nagu sees siuke nagu camping välja, vaata, istud seal, siis paned selle tulevaate põlema. Ja nagu näete, vaata, see puu siit on seest ära põlenud. Ma näen sellist asja esimest korda, et keegi sinu ees siin autot tangib. Väga mugav. Nüüd me jõudsime teise linna, ehk siis Alberisse. Ja siin on vaateplatvorm ja seal on ka mingi väiksem. Ja siis saab siis selle ringkäiguga sellele kõigele siin peale teha. Vist Pinteresti sattunud, sest et see veevärvus. Oh my god. Nii ilus siuke helesinine. Ja siis see tumesinine, kuidas ta sinna vaikselt sisse sulandub. Ja seal taga on Antarktika, sellepärast siin ka nii külm on ja see Albany, see linn, kus me praegu oleme, siis see ongi kõige põhjapoolsem, vabandust, lõunapoolsem riik. Sorry, linn. Ja sellepärast siin ka see lõunapool ka nii külm on. Me tulime ühte, mis on mingi aasiapärane nuudlibaar, söögikoht. Ja ma olen ühe korra ise neid söönud, aga need on seakõrned meresoolaga. Ja need on ülimaisekad ja need on ülihead. Ma võtsin endale meegana nuudlitega ja mis võttis endale supi. Ja
ja see on magusa kanaga, magusa nuudliga. Nimelt, kuna me tänase ja homse oleme Albanis, tegelikult ka esmaspäeva hommikul, esmaspäeva hommikul hakkame me Albanis siis sõitma Perthi poole, siis see tähendab seda, et ja kuna me tegelikult eile siis käisime 2 linna tegelikult läbi, lihtsalt ei olnud seal nagu rohkem nagu plaane, siis see tähendabki seda, et nüüd ma pean meile siin natuke mingeid plaane veel juurde sebima homseks. Sest homme on meil nii, et me lähme homme ajaloomuuseumisse juba kell 9 hommikul ja siis tegelikult ülejäänud päev on meil vaba. Et jaa, vägagi tahaks üritada minna äkki homme päevitama, et kui ilm lubab muidugi. Ja jah, aga need seakõrvikud, ma ei tea, kas need on tegelikult seakõrvikud või nad peaks olema, sest et seal oli pork. Aga see lihtsalt nagu maitseb nagu mingi vetika maitsega. Ehk siis, ja võtsin endale ka ühe koka ja nüüd ma tegelikult tulengi just autosse. Et siis mul vanemad lähevad siia turule ja siis mina saan hakata natuke meile homseid plaane vaatama. Mina oma lemmikkrõpsude ja muidugi ka kokasiiroga. Need on reaalselt kõige paremad krõpsud, mida ma siin saanud olen. Jõudsime nüüd enda järgmisesse ööbimispaika ja siin me siis oleme nüüd 2 ööd. Ja siin läks meil $180, 2 öö peale 3 inimest. Vaatan, kui palju see eurodes on, ma isegi ei tea. Aga väga suur sait, väga suur ala on. Ja mõtlesin, näitan teile ka siin kergelt, teen teile ka mingi tuuri. Siin on meie van, siit saame siis vett ja elektrit. Siin on meil siuke järveke, saab seal mõnusalt istuda. Ja ma vaatasin alguses need valged aedikud, et need äkki on siin hobused, aga ei ole. Siin täpselt prügikastid, väga hea. Ja tõesti, see on väga suur. Siin on mingisugused kämpad, asjad. Siin ongi mingid vannid. Ülimõnus täpselt Vaadajärvele. Ja see kõik siin on siis naiste pool. Siin saab pesu pista. Räige pesulõhk käis üle pea. Ja siit saab neid van rentida ka. Ja siin on siis meil duširuum, siin on dušid, saab oma asjad siia panna, väga mugav ja siinpool on siis tualetid. Ma arvan, et väga mõnus koht, kuhu 2 päevaks nüüd peatuma jääda. Ütleme ausalt, päris väsinud oleme, nii et teeme tund aega und ja siis tegutseme edasi. Nüüd me natuke tutvume, vaatame ringkonda ja äkki läheb sõidab veel täna kuskile. Vaatame. Lihtsalt pimedas nagu ei näe mitte midagi ja meil läheb päris varakult siin Austraalias suvel pimedaks. Et mingi 8 juba, see eest ongi vaata, et päev hakkab hästi vara, aga pimedaks läheb ka päris vara. Mu nägu on olnud alati mu kõige heledam kehaosa. Nagu okei, siin ei ole nagu mingi eriti suurt differentsi praegu käega võrreldes seesest siin nagu veits on. Ja see nii reegelt häirib mind, et peaks just hakkama proovima neid TikTok viral mingisuguseid pruunistavaid kummikomme, sest ma olen nii häid leide leidnud sealt TikToki soovitustest. Et nüüd need pruunistavad kummikommid peaks vist järgmisena ette võtma. Aga saame järjekordselt siis päeva kokku tõmmata. Homme on meil varaäratus, mingisugune 6:45
sest kell 9 on meil juba ajaloomuuseumisse minek ja pärast seda eks siis vaatame, mis me teeme, kus me lähme. Võib-olla käime, vaatame võib-olla kuskil mingeid kohalikke farme, võib-olla mingisuguseid juustusid, oliive, mida mul endast tahab Merina villa, ehk siis leiame võib-olla homme mingeid asju ka siit, mis tal wishlist'is on. Aga ma vaatasin enne Perhi soojakraade ja Perhis on reaalselt praegu mingi 30 kraadi sooja, nagu Pirmi 27-28 ja siin on see kant, kus meie oleme olnud, on 20 kuni 18–25 kraadi ja nüüd ongi homme meil 24 kraadi ja Perhis on, kui me teismispäev nüüd lähme, ongi siis 30 kraadi, 34, 35, 38, ühesõnaga ma lihtsalt nii ootan juba, et saaks sooja tagasi ja saaks reaalselt päevitada, sest et siin ei ole olnud lihtsalt šansi päevitada või ookeanis ujuda, no okei, see üks päev oli, aga see ei olnud minu jaoks ka tegelikult nagu nii piisavalt soe, kui see niimoodi levada tahaks bikiinides. Ja siis jah, ma juba tegelikult väga ootan seda Perhi tagasi jõudmist, aga samas on nii mõnus olnud väljaspool Perhiga maaelu avastada ja nautida. Vot, kell on mingi veits 9 läbi ja nüüd ma lähengi tagasi Vänni. Täna loen ma kindlasti veits raamatut ja tegelikult rohkem täna plaane polegi. Et saab mõnusalt homseks jälle unetunnid täis, nii et ma loodan, et sul oli vahva seda järjekordset päeva vaadata. Crazy mõelda, et homme ongi meil veel viimane täispikk päev tripil ja siis peab hakkama tagasi Perhi poole liikuma. Nii et jah, aga näeme siis homme, tšau! Ma just üks päev mõtlesin, et võiks olla kämpamiseks mingid soemad sokid ka kaasas. See teeps ongi täna mingid sokid ostnud, need ei ole nüüd nagu nii soojad, aga still nagu selles mõttes parem ikkagi mitte midagi, nii et very good.